Tahan kõigepealt öelda tere tulemast kõigile usaldusisikutele, kõigile kolleegidele, ametiühingu töötajatele, kõigile külalistele, kes on siia täna tulnud kokku austama usaldusisikuid. Usaldusisikuid on Eestis valitud kokku üle 1000. Ka täna siia on tulnud kokku erinevad usaldusisikud, on tulnud väga suurtest firmadest, usaldusisikuid on tulnud siia väga suurtest firmadest. Lihtsalt usaldusisikuid on tulnud väiksematest firmadest, on tulnud väga väikestest firmadest ja tõepoolest nii nagu Eesti ametiühingud on väga paljudes ettevõtetes esindatud, on ka usaldusisikud kõikjal olemas. Usaldusisiku töö on üks raskemaid ametiühingutes üldse. Te teete seda tööd enamasti vabast tahtest. Kuigi seadus näeb ette selle töö hüvitamise, ei ole see alati nii õnnestunud. Te olete otse ettevõttes, teiega puutuvad kokku liikmed, kellel vahel on hea tuju, vahel on halb tuju, vahel on nad pettunud, vahel mitte teis pettunud, vahel on nad pettunud tööandjas. Siis te puutute kokku tööandjaga, kes vahel on mõistlik, arvestav, tunnustav, heatahtlik, aga on ka teistsuguseid tööandjaid, kelle suhtumine on negatiivne kuni selleni välja, et ta üritab usaldusisikust vabaneda. Aga kindel on see, et usaldusisik on see visiitkaart, iga ametiühingu visiitkaart, mida näeb nii tööandja, kui näeb ka see liige, kes ametiühingusse on astunud. Ja see pinge, mida usaldusisikud taluvad, on tegelikult väga suur ja minu siiras tänu teile selle eest, et olete selle vastu pidanud ja seda tulevikus ka kannate. Eesti ametiühingute strateegia on seadnud väga ambitsioonikad plaanid jõuda liikmete poolest aastaks 2020 kahekordsele tasemele. Kuidas see meil tegelikult õnnestub, näitab meil aeg, aga lootust ei maksa kaotada. Kindel on see, et kui meie veendumus on, et me vajame rohkem liikmeid, siis peab kogu Eesti ametiühingute struktuur olema pööratud näoga liikmete poole. Jutud, et meie oleme suunatud Euroopasse ja valitsusse, on õiged ainult osaliselt. Need on need, kellega me peame asju ajama, aga me esindame liikmeid ja meie peamine käsuandja, tellimusandja, see, kellele meie töö peab olema tähtis ja vajalik, on just nimelt liige ja sellele kõige lähedamal seisev üksus on just nimelt usaldusisik. Nii et kui me kujutame ette ametiühinguid, siis kui me vahel oleme märganud seda, et kuskil on esimees ja allpool on liikmed, siis see nüüd muutub teistsuguseks ja kõige otsas on liikmed, siis tulevad usaldusisikud ja kõik teised on loodud nende toetuseks. Mis on siis need peamised riskid, mida me peaksime oma tegevuses nägema usaldusisiku puhul? Kõige suurem asi, mida ma olen ise ametiühingu töös näinud, on see läbipõlemisrisk, kus negatiivseid uudiseid tuleb ühelt ja teiselt poolt. Nõudmisi on palju, küll ametiühingu koolitusele vaja tulla, küll läbi rääkida, küll teha seda ja teist. Ja tõepoolest seda kriitikat tuleb igalt poolt, aga tunnustust tihtipeale napib. Teine asi on see, et kas meil jätkub tõepoolest aega seda tööd teha oma pere kõrvalt, oma igapäevase töö kõrvalt ja kas meil jätkub energiat ja kas meil on piisavalt kaasaegseid oskusi. Ja kõigis nendes punktides tulevad või peavad tulema usaldusisikute appi ametiühingute keskliit ja tugevad aruliidud. Et tõepoolest igas maakonnas oleks usaldusisikutel võimalik koos käia, teineteisele küünarnuki tunnet pakkuda, ühiselt probleeme arutada, et aruliidud ja keskliit suudaksid pakkuda kiiret juriidilist abi, kui seda vaja läheb, suudaksid osaleda ja panustada ka läbirääkimistel tööandjatega, tuleksid appi, kui on vaja head mõtet nõu uute liikmete leidmisel. Ehk siis see tugistruktuur, mis Eestis tegelikult täna eksisteerib, peab saama nii tugevaks, et usaldusisikul on selle
baasilt lausa lust töötada, et tõepoolest iga usaldusisik oleks ettevõttes nii tööandja kui töötajate poolt see number 1 töötaja, kõige usaldusväärsem, kõige autoriteetsem ja hinnatum. Ma tänan veel kord kõiki usaldusisikuid, kes on seda tööd teinud ja minu siiras tunnustus, et te seda teete, te seisate õige asja eest, te aitate töötajaid, te aitate Eesti majandust ja te seisate tegelikult ka demokraatliku Eesti eest. Ja täna need kõned, mis siin kostavad, siin on kindlasti huvitavaid mõtteid, huvitavaid ideid pärast tulemas, aga teadke, et see tänane teema, majanduskasv, palgad, demokraatia, see on kõik see, mille nimel tegelikult meie organisatsioon püsib ja mida igapäevaselt ettevõtetes meie inimesed, meie usaldusisikud ellu viivad. Et veel kord, aitäh!